Seekord tuleb väga huvitav teema, nimelt vaatame, piilume minu telefoni. Sellepärast, et aeg-ajalt ma ikka teen oma telefoni seda elektronskeemi äppi lahti ja sealt siis võib näha, et mul on seal huvitavaid asju. Ma olen näidanud teile oma tikkimiskomplekte, mis ma olen ostnud. Ja neid ei ole mulle väga palju, sellepärast, et olgem ausad, nad maksavad ikkagi päris hea kopika raha. Aga elektronskeemidega natuke teistmoodi, sellepärast, et nad maksavad väga vähe. Nad on kas päris tasuta või siis maksavad maksimaalselt seal 10 eurot. Sinna kulub väga vähe raha ja sellepärast koguneb neid hirmus palju. Et kui on küsimus, et millal ma kõike selle joon ära tikkida, siis vastus on ilmselge, mitte iialgi. Sellepärast tuleb mul teha valikuid ja siit ka see video, et äkki nendest skeemidest, mis mul on, meeldib teile, te saate mingi idee, tahate ise minu eest selle asja valmis tikkida või vastupidi ütlete, et Katre, vot tee see asi valmis, me tahame näha, kuidas seda tikid. Vaatame siis koos need skeemid üle teiega. Kui ma tean, kus ma selle ostsin või kus seda saab, siis ma ütlen. Kui ma tean autorit, siis ma ütlen ja kui ma ei tea, siis ma lihtsalt ei ütle seda. Aga üldiselt ma ei jaga kõik need skeemid ja üldse kogu tikandid, mis mul on 3 kategooriasse. Et esimene kategooria on väiksed tööd, seal on kuni 15 000 pistet. Väike töö tähendab seda, et kui seda järjest niimoodi tikkida, siis saaks ta vähem kui 6 aega valmis. Teise kategooria tööd on 15 siis kuni 50 000 pistet minu jaoks. See on nüüd selline kogus töömahtu, et 3-4 kuuga saaks selle töö valmis tikitud, kui ainult seda tikkida. Ja 3. kategooria on siis suured tööd, kus on üle 50 000 piste ja nende tööde tegemiseks kulub reeglina ikkagi aasta või aastaid. Võib-olla mõni väga tubli tiki ja kiire tiki ja tikib taga seal 6-8 kuuga valmis. Need on siis minu jaoks sellised arvud. Esimene skeem on mul müstilised magnooliad, mida ma praegu tikin. See on firmat Luka S. Ja siin on 53 200 pistet ja sellest on mul valmis 23% tänase õhtuga. See elektronskeem on saadud siis koos komplektiga, mida müüakse. Teine töö on mul siis Lemon Sampler ehk siis siduli sampler, mis läheb keskmiste tööde hulka, sest seal on 24 194 pistet ja sellest on mul valmis siis 64%. See on autoriskeem ja firma on maagilised niidid siis. Ja minu meelest seda Eestis osta ei saa. See kaunis aken siin on järgmine skeem, mis läheb nüüd suurte tööde kategooriasse, kuna ta on 400 x 400 pistet suur. See tähendab 160 000 pistet. Selle nimeks on Kasest aken. Selle autoriks on disainer Natalia Kuba ja ostsin ma ta sellisest keskkonnast nagu Boosti. Aga Boostist ostes on see probleem, et seal ei ole otsingut, et sa pead teadma, kus on selle disaineri lehekülg. Palju ei maksnud, et kõik skeemid, mis ma olen ostnud, on maksnud alla 10 euro. Ma nägin selle tikandi valmis tööd ja see on täiesti super tulemus ja nägin selle sama autori aken loodusesse valmis tööd ja see oli niivõrd nauditav vaatepilt, et ma olin sunnitud ka selle ostma. Ma pean ütlema, et see disainer üldse mulle tohutult meeldib, et need tööd, mis tal on välja töötatud, nad on super ilusad, et ma ostaks sealt vähemalt veel 5-6, et tema stiil sobib mulle meeldib see, aga olgem ausad, ma ei tea, kui palju aastaid läheb aega, et seda kõike ära tikkida. Ma annan endale aru, et see ei ole reaalne. Nüüd järgmised on mul siin need mustikad ja sellega on see paha lugu, et ma ei tea, kust ma selle skeemi sain. Mustikane Maius on selle nime. Siin on 50 000 pistet, see tähendab, et ta läheb ikkagi juba suurte tööde hulka. Ta on sama suur siis umbes kui minu need magnooliad. Siis järgmine on selline hästi huvitav, hästi põnev töö firmalt Panna ja see on teil passikaaned ja mind köitis see temaatika just, et siin on nagu täiesti teistsugune loodus, kärbseseened ja täiskuu ja varesed ja öine mets. Et selle nimi peaks olema, täiskuu ongi selle nimetus. Edasi on mul Lily Sampler, mida ma tikin praegu.
Sellest on umbes veerand tööd mul tehtud, see on Dimensionsi disain ja kuna seda enam välja ei lasta juba aastaid, Cooler Designer müüb seda tööd, seda tähendab skeemi ja DMC variante siis sellele skeemile. Ja see Lily Sampler läheb siis keskmiste töötajate hulka, kuna tal on 20 000 pluss pistet vaja teha. Järgmine on mul siis loomulikult kõige suurem projekt, mida ma seni olen tikkinud, selleks on siis Tammik, Tammesalu, Šiškini maali järgi tehtud töö firmalt Luka S. Kobelänis tikin seda aastaid juba ja tikitud on praeguseks 44%. Ma tahan selle suvel kindlasti ekvaatori ületada ehk siis 50% täis saada. Ja siin on ka suur töö, see tähendab, et siin on 161 600 pistet vaja teha kokku. Järgmine, see läheb väikeste tööde kategooriasse, nimeks on tal Füüsal. Selleks on mul kõik asjad juba ka ära ostetud, et ma kindlasti hakkan seda varsti tegema ja mul on idee ka, kuidas ma natukene muudan seda tööd. Mulle lihtsalt see disain kohutavalt meeldib, ma olen näinud seda valmis tikandit ja Füüsalitest on ta kõige meisterlikum disain üldse. Siin on vaja teha ainult 10 000 pistet. Edasi on mul töö võililled, mis läheb keskmiste tööde kategooriasse, sellepärast siin on 19 000 pistet. Põhimõtteliselt Etsis vist nüüd on ka müügis, see on disaineri töö, aga ta teeb minu meelest koostööd sellise Mir Võšivki Stitchiland firmaga ja Etsis võib olla see nüüd ka juba müügil. Reeglina nad ei maksa palju, ma mõtlen, nad on ühekohalised numbrid kõik. Edasi on mul suur long dog, mida ma praegu siis enda jaoks kohendan. Selle algse long dogi suurus on 60 000 pistet. Long dog on firma, nii et see läheb ka suurte tööde kategooriasse. Järgmine töö, mis mul on valmis ostetud, komplekt ja siis see spetsiaalne kangas on ostetud, mis ma vahetan välja, sellepärast et komplektis on Aida. Selle nimi on Ohakad ja Kanarbik ja tal on 12 000 pistet, nii et ta läheb väikeste tööde kategooriasse ja ma olen valmis iga hetk seda alustama, kui tuleb tahtmine peale. Järgmine töö on mul väikeste tööde kategoorias, sest siin on ainult 13 000 pistet, söögiristad, Amelie Stitch, kellelt ma olen ka varem tikkinud ja mulle tema tööd väga meeldivad, tema disainid. Valmis on mul siit juba tehtud 56% tegelikult, väga huvitav ja väga teistmoodi disain. Ostsin kuskilt Ameerika leheküljelt. Edasi on mul Dimensionsi Aurora Cabin, firmaliste majake, millest mul on tikitud 21% ja see läheb keskmiste tööde kategooriasse, kuna seal on vaja teha 34 000 pistet. Väga ilus töö ja väga tahaks seda teha. Kahjuks ei ole ma ämblik, mul on ainult 2 kätt. Edasi jällegi ostsin Boostis selle skeemi. Selle disaini autoriks on Amelka, Helenka. Siin on 81 värvi ja 118 000 pistet ja selle nimetus on lind. Täpsemalt otsisin, mis lind see on. See lind on puukoristaja. Nägin jällegi valmis töö, super tulemus, nagu foto. Järgmine on väga huvitav töö mul. See on töö, mida ma mitte kunagi ei hakka kindlasti tikkima. Selle skeemi sain ma sellisest kohast nagu Pindi, kust saab otsida skeeme, elektroonilisi ja skaneeritud, alla laadida, muidugi mitte päris niisama, et seal tuleb kas raha eest osta punkte või siis teenida kommentaaride kirjutamisega. Aga miks on huvitav, et kui siin oli see Dimensionsi Aurora Cabin, siis tegelikult see originaalpilt, mille järgi tehtud on see skeem, on palju pikem ja tal on nii vasakul kui paremal pool veel oma osad. Ma loen kindlasti valesti, see on Shinisun, see on mingi Aasia firma, kes on teinud siis terve selle originaalpildi jaganud 3 osaks ja 3 osa on skeemina. Selle ma võtsin Pindist ja võtsin ainult ühe selle skeemi, sellepärast et tahtsin võrrelda, kuna suurused neile ühti, siis seda kõrvale tikkida ei saa.
aga kui see on selline lihtsustatud ja Dimensionsi läbitöötatud skeem, siis see on tõeline väljakutse Phototrue tikandi variant, kus on meeletul hulgal värve, meeletult üksikuid kahekaupa pisteid vaja teha ja see tuleb hästi suur töö. 99 000 pistet, peaaegu 100 000. Sellel firmal on ka oma kodulehekülg, aga huvitaval kombel seal müüakse skeeme. Seda skeemi seal müügis ei ole, tasub vaadata. Edasi on väikeste tööde hulka kuuluv lavendel ja kimalane. Mina mõtlesin, nad on mesilased. Ma ei tea, kas kimalane ja mesilane on sama loom või. Amelie Stitch, see sama, kes on teinud mul need söögiristad. Mul on kõik valmis seda tikkima hakata. Väga meeldib see tulemus ja töö ei ole suur, 7300 pistet ja väga palju on siin 1,5 pistet. Nii et mingil hetkel väga varsti ma tahan seda hakata tegema. Ja selle lehe viimane töö on mul siis jällegi Longdog firmalt ja selle ma võtsin ainult sellepärast, et siit võtta oma sellesse Longdogi mõned detailid, siit ma võtsin kaamelit sinna, aga muidu see on siis Egiptuse teemaline Longdog. Ma ei plaani seda ise kindlasti tervenisti ära tikkida. Teine lehekülg ja teine lehekülg algab mul sellise toreda kaameloniga. Kameeleon. Ja see kameeleon ja see teine ring siin on peaaegu ühesuurused, mõlemad lähevad natukene rohkemaks kui väikeste kategooria, seal on 17 000 pistet mõlemal. Ja need skeemid, ma ütlen ausalt, ma olen saanud täiesti kogemata kuskil foorumites. Loen igasuguseid ristpiste teemalisi foorumeid erinevates keskkondades. Keegi otsis seda pilti, et kellel on skeemi ja kommentaar oli, et skeem on siin. Ja sellega on selline asi, et kui sa telefoniga võtad selle lahti, vajutad selle lingile skeem on siin, ja see on see elektronskeem, siis ta on plaksti sul kohe oma telefonis juba olemas. Et mul ei olnud absoluutselt plaanis seda tikkida, samamoodi seda kameeleoni, aga kuna nad mul olemas on, okei. Aga see on siis Mir Võšivki ehk siis nime all Stitching Land ja müüvad siis, et võite vaadata, aga üldiselt mulle kõik need ringid, mis neil on, need on nii huvitavad, et mul lihtsalt kunstiobjekti, mulle meeldib neid pilte tohutult vaadata. Seda tööd olen ma näidanud valmis tööna, see on siis Dimensionsi Flower and Lace ehk lilled ja pits, mille ma sain siis originaalkomplekti, mida enam ka ammu ei toodeta. Ja see läheb keskmiste kategooriasse ja siin oli siis 25 000 pistet. Ja 100% on see töö mul valmis. Järgmine töö, ma ei oska ütelda disainerit, ma olen otsinud ja siin Etsis müüvad väga erinevad inimesed seda ja kõik nimetavad ennast disaineriteks, et mine tea, kes see tõeline autor siis on. Aga see on selline sampler, väike töö, ole ise. Ma ei oska ütelda, kas ma hakkan tikkima, mul oli väga suur plaan seda tikkima hakata, ta mulle meeldib, võib-olla ehk kunagi. Järgmine on Dimensions. Talvine puhkus, see on mul originaalkomplektina olemas ja kindlasti plaanin hakata tikkima ja see on keskmiste tööde hulka läheb 41 000 pistet. Edasi on selline huvitav töö, mille nimeks on päikeseloojang. Siin on 84 000 pistet ja sellega on see asi jällegi kuskil foorumist ma ta sain. Siin on nüüd üks Longdogidest jälle. Ma kohe vaatan, kas see on Longdog, mida ma ei plaani tikkida. Aga mul oli vaja seda, et oma seda Longdogi täiendada. Edasi on Dimensions. Jällegi on olemas mul täiskomplekt ja see on romantilised lilled. Läheb keskmiste tööde hulka, siin on 32 000 pistet. Töö tuleb väga ilus ja ma ootan, millal ma hakkan seda tegema. Edasi on hästi toredad hiirekesed, et hiirte disaine on teinud ST, aga see on siin Inna Baldenko oma ja ma ütlen, et siin on 2 sellist närivat hiirt.
et tal on üks selline disain, mis mul on ostukorvis seal, mida ma ei ole veel telefoni tõmmanud, aga mul on veel üks disain sellest. 42 000 pistet, nii et päris palju, aga siin on see asi, et enamus sellest on kas ainult üleni must või see valge raam on ka tikitud, nii et hiirtele läheb nagu väga vähe siin. Minu meelest nii nunnu töö on see. Tiigriga töö nimi on hiilimine. Jälle ma ei tea, kust ma ta sain ja kuidas ma ta sain, võib-olla pindist sain. Ma arvan, sealt ma otsisingi ta. Siin on 29 pistet ja mind lihtsalt paelus see täiesti teistmoodi lähenemine jällegi loomale, kus ta vees niimoodi hulleb ja see, kuidas see päike seal tema selja taga on, need pritsmed, millelt helgib siis see päikesevalgus, et super töö on. Ehk kunagi hakkan tegema, võib-olla. Edasi on see töö, mida ma kindlasti tahan hakata tegema, see on hallorav. Seda pilti on disaininud ristpistesse väga erinevad tegijad. Mulle meeldib kõige rohkem ST oma, aga seda ei ole võimalik meil mitte kuidagi praegu osta. Mul on olemas vanast ajast Nadima see skeem. Ma tean, et Himera on teinud siin ja väga paljud disainerid. See läheb suurte tööde hulka, seal on 122 000 pistet. Ma väga tahan seda tööd oma seinal kodus näha. Ma olen näinud neid tikitud tulemusi ja superrealistlik. Rääkimata sellest, et orav on armas siin ja pehme ja karvane. Jällegi Amelie Stitchilt vaarikad ja kimalased, tal on terve seeria siis neid. Seda ma ei plaani tegelikult tikkima hakata, aga kunagi sai ta endale siia võetud ja see läheb ka väikeste tööde hulka. 9000 pistet midagi. Ja see alumine pilt on ka kohe siin kimalased ja ristikhein, kus on 5000 pistet ainult. Jällegi ma ei ole väga selline seeriate tikkija, et kui ma ühetaolise olen tikkinud, siis ma tahaks midagi muud proovida. Kui mul oleks aega palju ja mul oleks käsi palju, siis ma tikiksin muidugi kõik need ära. See on Long Dogi sampler. Huvipakkuv variant on selle sampleri nimi. See on selline hästi pikk ja selle jaoks ma ostsin tegelikult selle Murano, mis on selle Lyrex'iga. Aga hiljem ma nägin siis seda tööd värvilisena tikitud ja sellepärast ma otsustasin, et ma ei tiki seda üleni musta niidiga ja sellele Lyrex'iga kangale, vaid tikin mingile heledale põhjale ja värvilisena ta. Ja see läheb keskmiste tööde hulka, sellepärast et siin on 47 000 pistet, no peaaegu 50 000 tuleb täis. Järgmine on jällegi Long Dog, mida ma vajasin siis, et lappida oma seda tulevast tööd ja see on Austraalia teemaline. Siit ma võtsin need haid ja pingviinid ja mis loomad ma siit kõik võtsin. Anzac on selle töö nimi, disaini nimi ja siin on 30 000 pistet, et kui keegi soovib seda kunagi tikkida. Edasi on firmalt Luka S. Pojengi kimp, et ma tükk aega kaalusin, et kas see pojengid või magnooliad. Pojengid või magnooliad, mõlemad meeldivad. Lõpuks ma valisin ikkagi magnooliad, aga pojengid võib-olla satuvad ka kunagi minu töölauale, et ostan selle komplekti. Ja siin on 22 000 pistet, et ta ei ole suur töö. Edasi on järgmine pilt on ka valmis töödena tohutult nagu meeldib. See on firmalt Oven, täitsa Eestist on võimalik osta seda, aga selle komplekti hind on 3-kohaline arv. Ja praegu minu käsi ei tõuse kohe kuidagi rahakoti neid raudu avama, et nii kallist tööd osta. Siin on 35 000 pistet ja selle nimi on siis õrn hommikune päikesetõus. No tõeliselt ilus töö, midagi ei ole öelda. Järgmine on öine Veneetsia. Selle öise Veneetsiaga on selline asi, et ma ei tea, kust ma selle skeemi sain. Võib-olla pindis, kuigi ma sealt otsisin, seal ei ole seda. Ma ei oska öelda. See on mingi autori disain jällegi, äkki oli Himera. Mind paelusid jällegi need värvid, mis siin on, see lilla. See on jällegi ühe maali järgi tehtud töö. See on suur töö. Siin on 80 000 pistet vaja teha. Kolmas lehekülg. Esimesena on mul selline tore kass. Firmalt Alissa, nimetusega Briti kass.
2900 pistet, väga väike töö. Miks ma selle võtsin endale, mul komplekt ei ole, mul on ainult skeem, on see, et see kass, kelle me varjupaigast võtsime ja emale viisime, et ta väga meenutab sellist, ta on selline hallikas, pruunikas ja natuke selline ümmargune. Väga meenutab seda, et võib-olla kunagi teen, võib-olla ei tea. See on firma The Governor, ma ei hakka valesti siin hääldama, Hollandi firma on see. Võimalik on seda komplekti osta, jällegi 3-kordne number on see hind. Mulle meeldib Istanbul. Miks? Sellepärast, et Istanbul on väga huvitav kultuuride selline ristumispaik ja miks mulle väga meeldib, on see, et ma tegin oma sõbrannadele reisi Istanbuli ja ma valmistasin selleks ette 5-päevase nii-öelda giidituuri. Otsisin läbi meeletu hulga materjale, videosid, raamatuid, kuulasin seal ajaloolisi neid raadiosaateid. Ma panin kõik kirja, kõik legendid, et ma tegin tööd rohkem kui magistritöö kokkus mul oli. Tõsiselt panin sellesse reisi kõik, sest mind ennast tohutult huvitas. Ja siis ma mõtlesin seda, et kui nii tore oleks, kui ma näiteks tikin seda tööd, filmin ja räägin iga selle mošee või Hagia Sophia või mis siin on Dolmabahce kohta oma lood ära. Ma muidugi ei tea, kas keegi üldse viitsib kuulata, aga minu jaoks oli niivõrd põnev ja huvitav. Järgmine on Sampler, aga see ei ole Long Dog, vaid see on üks Aasia firma. Sampler Cove. Nimetuseks on kesköine aed. See on Tai firma, kes teeb siis hästi huvitavaid selliseid samplereid, kus on sellised taipärased kuninglikud motiivid ja siin on 21 000 pistet, need keskmiste tööde hulka läheb. Järgmine sampler on firmalt Long Dog, kaotatud või kadunud paradigma. See oli vist esimene sampler, mis ma endale tõmbasin ja mõtlesin, ma hakkan kindlasti tikkima seda, et praeguseks ma võtsin paar motiivi siis oma sellesse suurde projekti. Aga mulle meeldib ta. Mulle meeldisid, ma võtsingi sellepärast, et siin olid sellised pisikesed loomakesed. Järgmine on mul siis Dimensionsi komplekt Papagoi tulbid, kus on, see läheb keskmiste tööde hulka, siin on 47 000 pistet ja see komplekt on mul olemas, ootab aega ja millal hakata tikkima, et kindlasti ma tahan selle ära tikkida. Edasi on selline pisike töö, mis oli selle cross-stitch saaga alla tõmbamisega kaasas, et mille peal harjutada siis, kuidas seda cross-stitch saagat kasutada. Ma ei arva, et ma seda tikkima hakkan, aga tore kassike, kes püüab siin kalu. Valmis töö on mul Dimensionsi hundid ehk valvurid, mis läheks siis ka keskmiste tööde hulka ja seal oli 39 000 pistet, peaaegu 40 000. See töö on mul valmis. Edasi on mul selline hästi tore töö. See on disainer Volkova, kelle seda natüürmorti ma kunagi tikkisin. Ja see on selles mõttes huvitav töö, et see must on siin must kangas all ja tikitada on ainult see kuu ja mustaga on siis tehtud need jooned siia peale. Lihtsalt disainina mulle väga ta meeldis, ma ei oska ütelda millal ja kas ma seda tikkima hakkan. Aga siin on 7000 pistet, nii et see on selline väike töökene. Hästi põnev ja omamoodi. Edasi on Dimensions ja tegelikult seda ma ei kavatse tikkida, lihtsalt alguses 2 hanedega komplekti oli see ja siis see teine, mis ma ostsin. Aga mulle meeldib ka see, et see teine, mis mul on, vot need 2 hanedega komplekti, et ma ostsin lõpuks siis selle töö. See on Gold Collection, see on natuke raskem siis, et see on tavaline partii. Aga ma ei oska ütelda, kas seda tänapäeval enam kuskil veel müüakse. Aga mulle ta meeldib. Edasi on Sakura Berg, see on mul valmis tikitud töö, kus oli 11 000 pistet. Kahjuks ei mäleta enam autorit. Tolle ajal ma üles ei kirjutanud ja see on mingi autori disain. Väga ilus töö tuli. See on ära kingitud, seda ei ole mul enam. See töö on selline disainer nagu Inna Paidenko, ka väga super disaine annab välja. Ja selle nimi on Punane ja must kass. See on 34 000 pistet, see tähendab, ta läheb keskmiste tööde hulka. Ma ei oska ütelda, kas ma ta tikkima hakkan,
aga võib-olla hakkan, see on niivõrd, silmad on nii väljendusrikkad siin, oleks tore omada sellist pilti kunagi. Siis on siin selline suur töö, jällegi kuskilt foorumist sai, ma ei hakka kindlasti seda kunagi tikkima. Selle nimi on Kass ja kuu, see kuu on loomulikult siin, eks ole, on ka kera, 220 korda 300 ehk siis teiste sõnadega 66 000 pistet. Põhjus, miks ma tikkima ei hakka, on see, et ma ei suuda lihtsalt ühetada ja samade värvitoonidega nii suurt hulka tikkida. Järgmised on jällegi valmis töö mul, millegi pärast ma ei näidanud siis, kui ma kõik oma valmis tööid näitasin, siis ma avastasin, et mul on autos veel üks valmis töö ja siis mul on veel üks padi valmis töö. Vot see on see padi nüüd, see on jällegi firmalt Luka S moonid, ka väike töö oli, 4700 pistet ainult. Ja sellele lisaks on olemas, kus on 2 mooni ja siis on terve selline pannomoone, et see seeria on ka väga huvitav tikkida. Luka S jällegi meeletult meeldib selline, nagu oleks akvarellidega maalitud pojongi kimp. Töö nimi on Lillede kuningas, seda on võimalik siit Eestist ka osta. Ilus, väga ilus tulemus, ma olen näinud valmis tikandeid. Ma võtaksin ta käsile, kui ma näeksin, et ühesõnaga, ma ei hakka midagi ütlema, aga ta on mul olemas. Siis minu see ainukene poolik töö, mis on firmalt Fruzelok, see on Ukraina firma, puidu peale tikkimine ja sellepärast ta mul on pooleli. Töö ei ole iseenesest väga suur, jõulupärkonda nimetus ja seal on 6600 pistet ainult. Minu valmistöö jällegi disainerilt Amilistitš, milleks on siis sügisesed murakad, ka suhteliselt väike töö. Väga nautisin selle töö tikkimist. Pärsia aed, mis oli minu esimene suur töö, mida ma tikkisin, see on firmalt Riolis, seal on 24 000 pistet ja see töö on mul juba ammu seina peal. Lisaks kõikidele nendele skeemidele, mis ootavad oma tikkimist, antakse iga päev välja veel terve rida väga ilusaid skeeme. Kahjuks mul tuleb teha muidugi valikud ja neid on väga raske teha. Te võite kirjutada, mis teile silma jäi, mida te tahaksite näha, et mina tikin või tahaksite ise teha. Ja veel üks palve teile, et kui te ka tikite ja teil on kas Instagramis või YouTube'is oma kanal, siis linki siia jätta muidugi ei saa, aga pange siis oma mingi kasutajanimi, et me tuleme, vaatame ja elame teile kaasa, laigime teid. Miks ma seda räägin, on see, et kõik need tööd, mis ma olen siia kokku kogunud, olen ma kelleltki näinud ja saanud inspiratsiooni, avastanud, et see või teine asi mulle meeldib ja sellepärast ma ka jagan teiega, teid innustada ja ikka otsin edasi, et seda kõik on ju liiga vähe mul kogutud. Head tikkimist meile kõigile!